Ma arvan, et kõik inimesed, kellele üldse korda ei lähe, kas nad teevad oma tööd hästi või halvasti, kas nad meeldivad teistele või mitte, et ehk siis kõik need, kellel on tohutult paks nahk, tuleks hoida riigivõimust nii eemal kui võimalik. Ja seetõttu loomulikult ka siis, kui inimesed vaidlevad mingi tulise küsimuse üle, näiteks kas Linnamäe pais tuleb likvideerida, et saaksid tekkida lõhejõed, või vastupidi, tuleb seal jätkata hüdroenergia tootmist ja peab säilima järv, mis ümbruskonna elanikele on kallis. Mõlemad korraga ei saa. Mõlemad on väga emotsionaalsed ja ma mõistan, miks see nii on. Ja loomulikult on kahju ja ma ise arvan, et see on õige, et nii mina kui kõik meie ametkonna nõunikud, vähemalt ma loodan, et nad samamoodi asjasse suhtuvad, püüavad ennast mõelda ka nende inimeste nahka ja selle ettevõtja nahka, kelle õiguste ümber siin see vaidlus käib. Aga meie töö on mitte hakata ühe või teise poole või mingisuguse maailmavaate eest võitlema või millegi vastu võitlema. Meie pole kunagi poolt ega vastu sellistes vaidlusküsimustes, vaid alati rahulikult, tõepoolest emotsioonitult, aga samas lahkelt, kaastundlikult ja selgelt peame selgitama, millised on põhiseaduse raamid, millised on seaduste raamid, mida selles kontekstis tähendab hea haldus. Et näiteks, kas on õige, et riigiasutused, kes ei saa omavahel kokkuleppele, panevad ettevõtja ja kohalikud elanikud aastateks, vahel aastakümneks mingitki lahendust ootama ja elama iga päev hirmus, et asi läheb nii, nagu neile ei soovi. Nendele ei sobi. Nii et ma arvan, et juristi elukutset valides juba mingil määral seda tunnetasin, et kui sa tahad oma tööd teha hästi, siis sa pead suutma oma isiklikud vaated ja tunded jätta kõrvale ja pead võtma südameasjaks selle, et konfliktolukorrad lahenevad õiguspärasel ja õiglasel viisil. Nii et siin ei ole kindlasti kohane minna konfliktses olukorras konflikti lisama, vaid pigem õiguskantsleri ülesanne on võimalusel selgitada, otsida lahendust, mitte lihtsalt menetleda.